Mari on lasteaias juba 2 aastat töötanud ning ta leidis lasteaia metoodika kabinetist erinevaid tehnilisi vahendeid, nagu näiteks kaamera, statiiv, sülearvutid, tahvelarvutid. Ta otsustas mõnda neist järgmisel päeval tegevuse juures kasutada. Tegevuse ajal astus rühmaruumi direktor, kes oli väga ehmunud ning Marile kõrva sosistas. Tule hiljem, kui lapsed magavad, minu juurde. Ma tahan rääkida, sest see, mis sa siin korraldad, ei ole päris õige õpetamismetoodika. See, mida ma täna rühmaruumis nägin, ei ole õige. Meie lasteaias selliseid õpetamismeetodeid ei kasutata. Ma leidsin kõik vahendid lasteaia metoodika kabinetist. Kui meie lasteaial on olemas suurepärased vahendid laste õpetamise huvitavamaks muutmiseks, siis miks neid kasutada ei tohi? Meie lasteaias on rõhk tervisel ja liikumisel, mitte ekraanides istumisel. Lapsed teevad seda kodudes piisavalt. Ma olen õppinud haridustehnoloogi kõrval eriala ning tänu sellele tean, et tehniliste vahendite kasutamine otstarbekal viisil on lastele kasulik. Kasutama ei peagi pidevalt ning iga tegevuse juures, aga õpetamise mitmekesistamiseks ning laste motiveerimiseks ja huvi suurendamiseks on tehnika kasutamine väga hea. Olgu, kui sa just seda õppinud oled, aga mida teised õpetajad ja lastevanemad sellest arvavad? Nendel pole sellist haridust ning oleks ebaõiglane, kui vaid sinu rühma lapsed neist hüvedest osa saaksid. Me võime kirjutada lepingu ning võin täita haridustehnoloogia ülesandeid. Ma nõustan õpetajaid, seletan nii õpetajatele kui ka lastevanematele tehnoloogia kasutamise tähtsust ning liikumine ja tervise etendamine ei kao lasteaiast ära. Kasutame vaid suurepäraseid võimalusi, mis siin lasteaias on, et muuta laste õpetamist mitmekesisemaks ja lihtsamaks. No olgu, tule homme kell 2 minu juurest läbi ja arutame seda plaani.